Tere kõigile! Mina olen Kai Eisenberg ja olen KIK-i toetuste ja teenuste osakonna elurikkuse ja kliimavaldkonna juht. Ja teen teile siis täna ülevaate kohalikele omavalitsustele ja nende ettevõtetele suunatud toetustest. Sealhulgas toon välja toetused energia- ja kliimapoliitika elluviimiseks. Alustuseks toon lühidalt välja selle, millest ma täna siis räägin. Sissejuhatuseks räägin teile eelmisel aastal kohalikele omavalitsustele suunatud toetustest KIK-is. Järgmiseks teen ülevaate avatud või lähiajal avanemast taotlusvoorudest KIK-is. Räägin uutest toetusmeetmetest kohalikele omavalitsustele, nende ettevõtetele, mis avanevad järgmisel aastal KIK-is. Seejärel toon välja kohalikele omavalitsustele suunatud toetused RTK-s ja KredExis. Ja kõige viimasena räägin põgusalt ühest põnevast koostöövõimalusest Saksamaaga. Esmalt siis lühidalt sellest, et milliseid toetuseid KIK eelmisel aastal kohalikele omavalitsustele jagas. Näiteks sai toetust 10 kliima- ja energiakava koostamise projekti, mis hõlmab kava koostamist siis 35 omavalitsusele. Lisaks toetasime kohalike omavalitsuste jäätmete liigiti kogumise taristu rajamiseks ligikaudu 7800 komposteri ja 3700 konteineri ostmist. 19 projekti sai toetust jäätmetekke vältimiseks ja korduskasutuseks ning eterniidi kogumiseks. Üleujutusohuga seotud riskide uurimiseks on toetust antud 9 projektile ja üleujutusohu leevendamiseks seotud ehitustegevusi on toetatud 6 korral. Näiteks on saanud nii uuringu koostamiseks kui ka ehitustegevuseks toetust Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare. Veebruaris lõppes meil ka ringmajanduse pilootprojektide taotlusvoor, kuhu kokku esitati 5 taotlust ja need otsused tulevad juulikuu jooksul. Märtsi lõpus sai läbi ka keskkonnaprogrammi taotlusvoor, kus said kohalikud omavalitsused väga erinevateks tegevusteks toetust taotleda ja taotluseid kokku esitati 366 ja need otsused tulevad siis juunis. Et nagu näha numbrites, siis konkurents on tihe ja toetust saavad vaid parimad. Ja lõpetuseks võib-olla ütlekski siin, et väga suur osa KIK-i toetustest ongi suunatud just kohalikele omavalitsustele ja seetõttu on ka kohalikud omavalitsused KIK-i jaoks väga oluline partner ja kliendigrupp. Nüüd siis teen ülevaate KIK-i toetustest, mis on avatud või mis siis lähiajal avatakse kohalikele omavalitsustele või nende ettevõtetele. Hetkel on meil siis avatud taotlemine sooja majanduse arengukavade koostamiseks ja kaasajastamiseks. Taotluste esitamine lõpeb peale eelarve, mis on 500 000 eurot täitumist. Vabu vahendeid veel jagub ja me saame toetada kuskil 5-6 arengukava koostamist või uuendamist. Ja siinkohal võib-olla ütleksingi nii palju, et arengukava tasub ära teha või uuendada, kuna investeeringutoetused peavad olema arengukavaga kooskõlas. Ja et järgmisel aastal on KIK-il plaanis toetada kaugküttesüsteemide renoveerimist ja rajamist. Seega, kel arengukava veel pole või see vajab uuendamist, tasub kiirustada. Ja lisainfo saamiseks olen siin välja toonud ka meie projektikoordinaatori Kristjan Kalda andmed, et kui on küsimusi, võtke temaga julgelt ühendust ja infot leiate ka KIK-i koduleheküljelt. – 18. aprillil avaneb võimalus taotleda toetust kliima- ja energiakavades või mõnes muus kohaliku omavalitsuse strateegilises arengudokumendis ette nähtud tegevuste elluviimiseks, mis siis aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Selle taotlusvooru eelarve on 2,8 miljonit eurot ja taotluseid võtame vastu 17. juunini.
ja lisainfo saamiseks pöörduge julgelt Aivi Allikmetsa poole, kes siis on KIK-i projekti koordinaator antud meetme rakendamisel. Aasta teises pooles, täpsemalt siis 29. august kuni 30. september, avame keskkonnaprogrammi ringmajanduse programmi teise vooru, kus siis plaanime toetada keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist, ökomärgiste taotlemist ning ka ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist, aga välja arvatud siis eterniidi kogumisringide korraldamist. Ja kui on lisaküsimusi või tahate midagi täpsustada, siis on selleks kontaktisikuks siin slaidil märgitud Enn Selgis. Edasi siis teen ülevaate uutest meetmetest KIK-is, mis suure tõenäosusega avanevad kõik 2023. aastal. Aga võib juhtuda, et mõni toetusmeede saab ka varem valmis. Ja edasiste slaidide juures tuleb arvestada kindlasti seda, et need toetusmeetmed ja eelarved ei ole ametlikult kinnitatud ja tegemist on kavandatavate tegevuste ja planeeritavate eelarvetega. Et infot nende toetavate tegevuste tingimuste ja nõuete kohta on meil endilgi väga vähe ja kõik on alles väljatöötamisel koostöös ministeeriumitega. Ja võib-olla veel nii palju infoks, et uus Euroopa Liidu toetuste periood keskendub siis kliimamuutustega kohanemisele, riskide ennetamisele ja katastroofidega toimetulekule, elurikkuse suurendamisele ja rohelise taristu suurendamisele linnakeskkonnas ning ka saaste vähendamisele. Aga alustame siis. Et järgmisel aastal on plaanis kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks jätkata toetuse andmist siis kliima- ja energiakavade koostamiseks. Ja lisaks plaanime hiljem jagada toetust siis selles kavades ette nähtud rakendustegevuste elluviimiseks. Ja kui on mingisuguseid lisaküsimusi, siis pöörduda jällegi Aivi Allikmetsa poole, kes siis on KIK-i projekti koordinaatoriks selle meetme rakendamisel. Linna elukeskkonna rohestamiseks ja elurikkuse suurendamiseks plaanime toetada linnade rohestamiskavade koostamist ja hiljem ka mõnel pilootalal kava rakendamist. Et jällegi on meil selle meetme nõuete kohta väga vähe infot täna ja millistel tingimustel ja mida täpselt toetama hakkame. Aga loodetavasti need kõik 2023. aasta jooksul selguvad ja kui teil on mingisuguseid lisaküsimusi, siis aitab teid projekti koordinaator Keter Renel. Jätkame ka uuel aastal üleujutusohu leevendamise ja ennetamisega seotud toetuste jagamist. Et ära hoidmaks siis või vähendada üleujutusega seotud võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja ka majandustegevusele. Ja meetme eelarve on siis hetkel plaanitud 14 miljonit eurot ja ilmselt see meede jätkab siis sarnasel viisil, nagu ta on eelnevalt olnud. Ja kui on veel täiendavaid küsimusi, võite julgelt pöörduda KIK-i projekti koordinaatori Jüle Jansoni poole, kes siis seda meetme rakendamist ellu viib. Lisaks on plaanis toetada siis täiesti uue meetmena kombineeritud sademeveesüsteemide rajamist sademevee probleemide lahendamiseks just tiheasustusaladel. Meetme raames on kavas toetada kanalisatsioonitorustike ümberehitamist lahkpoolseteks ning säästvate sademeveesüsteemide rajamist ja eelarve
on siis ligikaudu 25 miljonit eurot ja kui on veel mingisuguseid täiendavaid küsimusi, abistab teid Tiiu Noorma KIK-i poolt. Plaanis on avada ka voor siis kaugküttesüsteemide renoveerimiseks ja rajamiseks. See tuleb jällegi sarnastel tingimustel, nagu oli vanal perioodil. Ja rohkem infot selle kohta saab siis KIK-i kodulehelt või meie projektikoordinaatorilt Kristjan Kaldalt. Ja lisaks, nagu ma ka juba varasemalt siis mainisin, et kõik need tegevused, mis te selle meetme kaudu soovite ellu viia, et need peavad olema ka ette nähtud kehtivas soojamajanduse arengukavas. Lisaks plaanime jätkuvalt toetada biometaani tarbivate gaasibusside ja keskkonnasõbralike sõidukite soetamist avalike teenuste osutamiseks. Ja ilmselt see tuleb ka sarnaselt varasemalt toetatud nõuete järgi. Ja kui on lisaküsimusi, siis jällegi saate abi KIK-i projektikoordinaatorilt Aive Haavelilt. Taastuvast energiast toodetud ja salvestatud soojus- või elektrienergia kasutuselevõttu hoogustamiseks plaanime siis uuel aastal toetada elektri- ja soojusenergia salvestusseadmete soetamist, projekteerimist, rajamist ja ka ehitamist. Et nõuded nende seadmetele on veel täpsustamisel ja kui teil tekkis huvi või mingisuguseid lisaküsimusi, siis abistab teid projektikoordinaator Anastasia Petrova. Taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõttu hoogustamiseks plaanime toetada ka taastuvelektri tootmisseadmete jaotus- või põhivõrguga liitumist tööstusaladel ja sellega piirneval alal, mis on tootmismaa. Et siinkohal nii palju, et KIK toetab ainult liitumistasu hüvitamist vastavalt siis riigiabi reeglitele ja meetme eelarve on hetkel planeeritud 6,79 miljonit eurot. Ja kui on veel mingisuguseid lisaküsimusi või soovite midagi täpsustada, siis abistab teid jällegi Anastasia Petrova KIK-i poolt. Ringmajandusega seoses on plaanis toetada jäätmejaamade ja muu taristu ehitust ka uuel aastal, mis aitavad kaasa jäätmete liigiti kogumisele ja täpsemad toetuse andmise reeglid ei ole täna veel teada. Aga kui on mingisuguseid küsimusi, siis võite julgelt pöörduda KIK-i projektikoordinaatori Eduard Sisovi poole. Järgmisel aastal plaanime ka toetada ringmajanduspõhiseid tootmis- ja tarbimismudeleid, mis tähendab siis seda, et hakkame toetama ettevõtteid, kes oma jääke hakkavad kasutama mõne teise ettevõtte toormeks. Ja selle meetme eelarve siis on hetkel 4,5 miljonit eurot. Ja kui soovite midagi täpsustada, siis jällegi abistab Eduard KIK-i poolt. Uuel aastal plaanime ka toetada käitlustehaseid, mis keskenduvad jäätmete muutmisele mõneks tooteks, et tagada ohutu materjaliringlus. Jällegi tingimused ei ole meil teada, et need on kõik väljatöötamisel. Ja kui aga on mingisuguseid täpsustusi või küsimusi, et siis võite pöörduda projektikoordinaator Eduardi poole.
Lisaks plaanime toetada ka jäätmete vähendamist, igasuguste pakendite kasutamist, edendada pakendite korduskasutust ja kõike, mis on seotud just pakendikäitlusega. Kõik, mis puudutab ringmajandusega seotud toetuse jagamist, pöörduge siis jällegi Eduardi poole ja selle konkreetse meetme eelarve on siis 10 miljonit eurot. Ja siin ei olegi rohkem midagi täpsustada. Et lisaks kõigele eelnevale on KIK-is ka siseriiklike toetuste jagamiseks keskkonnaprogramm, kus on kokku siis 9 programmi. Meil on atmosfääri õhukaitse, kaasrahastamine, kalandus, keskkonnateadlikkus, looduskaitse, keskkonna, metsanduse, ringmajanduse, veemajanduse programmid. Ja toetust saab taotleda väga erinevatele tegevustele, et tegemist on siis iga-aastase taotlusvooruga. Eelarve ja toetatavad tegevused ei ole veel teada ja jälgida KIK-i kodulehte. Ja siin on ka iga selle programmi all lingid, et kui te vajutate siia peale, siis läheb täpselt KIK-i koduleheküljele, kus te saate üldse lugeda, milliseid tegevusi me siit programmi alt toetame. Ja kui on mingisuguseid küsimusi, siis ka seal kodulehel on lisatud siis kontaktid, kelle poole pöörduda. Need siis olid kõik KIK-i toetusmeetmed ja nüüd jätkame RTK toetustega, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele. Ja RTK-st on siis võimalik toetust taotleda hoonete energiatõhususe ning uute ligi nullenergiahoonete rajamiseks, energiasüsteemide moderniseerimiseks ja energiatõhususe suurendamiseks. Lisaks on kavas avada taotlusvoor regionaalse ettevõtluse ja kohalike avalike teenuste toetamiseks. Energiasäästuga seotud tegevusteks on võimalik ka toetust taotleda ja kliima- ja energiakavade koostamiseks ja majapidamiste liitmiseks elektrivõrguga. Ja nende toetuste täpsemat sisu ei oska öelda ja nõudeid ka ei tea. Et kui teil tekib küsimusi või soovite lisainfot saada, siis palun pöörduge RTK-s Marek Attoneni poole ja kontaktinfo on siin slaidil kenasti ka olemas. Nüüd lähme edasi siis kohalikele omavalitsustele suunatud toetustega KredExis. KredExis on hetkel kohalikele omavalitsustele siis võimalik toetus saada lammutuse jaoks ja tulevaste meetmete osas hetkel info puudub. Aga et kui on selle lammutustoetuse kohta küsimusi või soovite saada lisainfot, siis palun pöörduda KredExist Kalle Kuuse poole. Tema e-post ja telefoninumber on slaidil välja toodud. Lõpetuseks siis saadeti KIK-ile üks huvitav koostööpakkumise võimalus Saksamaalt, et nii palju kui me sellest kirjast siis aru saime, on tegemist Saksamaa keskkonnafondiga, mis otsib koostöövõimalusi energiateemaliste projektidele kohalike omavalitsuste ja väiksemate ettevõtetega, et toetus on kuni 50% või kuni 125 000 eurot ja kui teil on mingisuguseid täpsemaid küsimusi või soovite lisainfot, siis palun pöörduge Gilberti poole, et kontaktinfo on jällegi siin slaidil kenasti olemas. Aga mina tänan teid kuulamast ja siia olen lisanud ka võimaluse teil liituda KIK-i uudiskirjaga, et olla kursis siis meie kaudu jagatavate toetustega. Ja võib-olla kõige lõpetuseks siis ütleksin, et väikeste sammudega koos jõuame suurte tegudeni ja kohtumiseni siis avatud taotlusvoorudel. Aitäh!